Putin anub relvarahu. Ukraina vastab ühemõtteliselt, mitte mingil juhul. Kui Venemaa valmistub tagasihoidlikuks võidupüha paraadiks, mis saab olema selle nõrkuse sümboliks, suurendab Ukraina survet, et meenutada Putinile. Venemaal pole ühtegi turvalist kohta. Moskva on põlvili pärast Ukraina jõhkraid süvarünnakuid, mis näitavad meile midagi suurt. Ukraina suudab rünnata sügavale Venemaa territooriumile sellise jõuga, mis hirmutab Putinit. 7. mail tuli uudis, et Ukraina droonioperaatorid olid sooritanud ühe oma seni muljetavaldavama rünnaku Venemaa vastu. 347 droonist koosnev parv laskus Venemaa territooriumile, tabades praktiliselt kõiki olulisi Venemaa piirkondi, sealhulgas kõige tähtsamat Moskvat. Rünnak toimus vaid paar päeva enne Venemaa suurt võidupüha paraadi ning see oli hoiatus Putinile, et Ukraina võib seda paraadi tabada millal iganes soovib. Jõuame kohe selleni, mida Ukraina tabas. Kõigepealt on siin sõnum sama oluline kui rünnak ise. Ukraina paljastas just selle, et Moskva on sihtmärk isegi ajal, mil seda kaitstakse rohkem kui kunagi varem. Õhutõrje on tagasi tõmmatud ja Putin teeb kõik, et Ukraina droonid peatada. Mitte miski sellest ei tööta. Ukraina läheb lihtsalt aina sügavamale. Ukraina ulatuslik öine rünnak sihtis mitmeid võtmetähtsusega sõjalisi rajatisi Venemaal, sealhulgas logistikakompleksi Moskva lähedal. Exile Nova Plus Telegrami kanalil on eksklusiiv, kuna nad avaldasid video, mis näitab suitsu tõusmas Nara tootmis- ja logistikakeskusest Narofominskis, mis asub Moskvast edelas. See tohutu rajatis, mille kohta Kyiv Post avaldab, et seda haldab Venemaa kaitseministeerium, hõlmab 2 ruutkilomeetrit territooriumi ning seda kasutatakse peamiselt sõjalise kauba ladustamiseks, mida Venemaa kavatseb oma relvajõududele Ukrainasse saata. Ukraina ei piirdunud ainult sellega. Moskva võis olla peamine sihtmärk, kuid see polnud ainus 7. mai eelõhtul. Exile Nova Plus jagab veel mitmeid videoid, millest vähemalt üks on pärit Venemaa Brjanski piirkonnast, mis näitavad, kuidas Ukraina droonid suutsid tabamusi saavutada, möödudes Venemaa lagunevast õhukaitsest. Kokku sihtis Ukraina oma massiivse rünnaku käigus 20 piirkonda Venemaal, sealhulgas Samara, Tula, Tveri ja Rostovi oblastid. Rünnakud toimusid ka okupeeritud Krimmis ning Musta, Kaspia ja Aasovi mere piirkondades asuvate sihtmärkide vastu. Venemaa on raevunud. Venemaa alustas kohe propagandarünnakut Ukraina vastu, nimetades toimunut omamoodi terroriaktiks, eriti kuna Ukraina sihtis Venemaa pealinna. See on üsna irooniline mitmel põhjusel. Ukraina ei rünnanud Moskvas elumaju. See sihtis sõjaväeobjekti, mis varustab Vene vägesid rindel. See ei ole terrorism. See on enesekaitse agressori vastu, kes on sinu maad vallutanud. Ja mis kõige tähtsam, Venemaa süüdistused terrorismis kõlavad õõnsalt, kui Putin annab peaaegu iga päev käsu droonirünnakuteks Ukraina linnade, sealhulgas Kiievi vastu. Tegelikult tabas vaid päev enne seda, kui Ukraina lasi valla oma viimase drooniparve, Vene droon Ukrainas lasteaeda, osana rünnakute seeriast, mille tagajärjel hukkus üle 24 tsiviilisiku. Selles olukorras on ainult üks terrorist ja see on kahtlemata Venemaa. Muidugi püüab Moskva Ukraina rünnakut pisendada. Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas vaid, et õhutõrje suutis väidetavalt alla tulistada 11 Ukraina drooni ning et päästemeeskonnad töötavad tema sõnul rusude kukkumiskohtades. Narofominski rajatises toimunud Ukraina edukatest löökidest ei mainitud midagi, isegi kui sotsiaalmeedias hakkasid levima videod, mis näitasid sellest logistikaobjektist tõusvat suitsu. Tundub, et ta eelistab pead liiva alla peita. Kui edukast rünnakust Moskva vastu ei räägita, siis polegi seda rünnakut toimunud. Me arvame, et see on üks viis sellega toime tulla, kuid see ei muuda fakti, et Ukraina droonid tabasid Moskvat. Nüüd on droonide lendamine Moskva õhuruumi juba iseenesest piisavalt suur probleem Putini jaoks. Nagu me varem ütlesime, on saadetud selge sõnum, et Ukraina droonid võivad liikuda peaaegu kõikjale, kuhu neil Venemaal vaja on, ja me uurime seda peagi lähemalt. Kuid selle probleemi taga peitub veel üks palju suurem küsimus. See, mida Ukraina just tegi, toimub vahetult enne Venemaa võidupüha paraadi. See paraad, mis peaks tähistama Nõukogude Liidu võitu natside üle teises maailmasõjas, kujuneb juba praegu oma endise hiilguse varjuks. Võidupüha peaks tähistama kogu Venemaal, kusjuures Moskva on selle keskpunkt. Venemaa sõjatehnika on tavaliselt täies hiilguses väljas ning Putin teeb harva esineva avaliku esinemise, istudes uhkelt ja vaadates, kuidas tehnika mööda veereb ja sõdurid marsivad. Aga 9. mail ei juhtu midagi sellist, mida me võidupühalt ootaksime. Pravda teatab, et umbes 1/3 Venemaa regionaalsetest pealinnadest on juba otsustanud, et nad ei korralda üldse võidupüha paraadi pidustusi. Nendest, kes siiski paraadi korraldavad, toimub 37 paraadi ilma igasuguse sõjatehnikata või muude piirangutega, mis tähendab, et see pole peaaegu üldse pidu.
Moskva on nende seas, kes sõjatehnikast loobuvad. Esimest korda alates 2007. aastast ei näidata paraadil Punase väljaku nukral marsruudil mitte ühtegi Vene sõjatehnikat. Ja justkui selleks, et veelgi rõhutada, et võidupüha pole enam pidupäev, on Putin nõudnud, et kogu ürituse ajaks lülitataks mobiilne internet ja SMS-teenused täielikult välja. See pole paraad. See on varajane leinaprotsessioon meeleheitel Vene juhile, kes teab, et tal pole enam palju aega jäänud. Kõik see oleks juba märk Putini meeleheites takistada Ukraina droonide jõudmist Moskvasse tema suurel ja erilisel päeval. Kui pole sõjatehnikat, mida rünnata, pole mõtet droone saata. Aga Venemaa on oma selget nõrkuselmingut veelgi süvendanud, esitades Ukrainale nõude pidada nädalavahetusel, mil toimub võidupüha, relvarahu. See relvarahu peaks kehtima 8.–9. maini, mis pani Ukraina süüdistama Venemaad selles, et ta püüab võidupüha kasutada selleks, et end hea poolena näidata, kuulutades välja relvarahu. Ukraina vastas omapoolse ettepanekuga pidada relvarahu 5.–6. maini. Võid ilmselt arvata, mida Venemaa järgmisena tegi. Mõne tunni jooksul pärast seda, kui president Volodymyr Zelenski nimetas Ukraina ettepanekut ühepoolseks vaikimisrežiimiks, asus Venemaa rünnakule. Pakutud relvarahu ajal registreeriti kogu Ukrainas üle 1800 Vene rünnaku, mistõttu Zelenski teatas, et Ukraina vastab Venemaa tegevusele samaga. 7. mai rünnakud Moskvas ja mujal oli esimene kord, kui peegel suruti Putinile näkku. Peame ootama 8. ja 9. maini, et näha, kas Ukrainal on üldse kavatsust austada relvarahu, mida Putin nõudis pärast seda, kui Venemaa otsustas Ukraina palvet nii kergesti eirata. Venemaa tegevus näitab, et Putin poolt pakutud relvarahu on läbipaistev katse takistada Ukrainal rünnakuid sooritamast. See ei ole seotud võidupüha austamise ega katsega rahuprotsessi edasi viia. Putini relvarahu nõudmised ja kõik piirangud, mis Moskva paraadile kehtestatakse, on seotud ainult ühe asjaga – hirmuga Ukraina droonide ees. Putin näitas seda hirmu juba enne Ukraina viimast rünnakut Moskvale. Lõppude lõpuks oli see juba teine rünnak vähem kui nädala jooksul, mis oli suunatud Venemaa pealinna vastu. Aga enne kui me sellesse süveneme, tuletan kiiresti meelde, et vaatate saadet The Military Show. Kui saate meie kanalit väärtuslikku teavet, siis kindlasti vajutage tellimisnuppu, et ei jääks ilma ühestki meie uuest videost. Vaid 2 päeva enne seda, kui Ukraina alustas oma rünnakut, lendasid droonid Venemaa pealinna. Üks neist droonidest tabas luksusliku kortermaja ühes Moskva kõige luksuslikumas elamurajoonis. Kas see oli Ukraina kavatsus või mitte, pole selge. Ukraina ei kipu sihilikult tsiviilisikuid ründama, seega võib see olla üks neist juhtudest, kus Venemaal on tõesti põhjust panna süü droonirusu kaela. Aga mis iganes see põhjus ka polnud, sellest piisas, et ajada Putinit pöörasesse paanikasse. Tundide jooksul pärast rünnaku kinnitamist vallandas Putin kindral Viktor Avzalovi, kes vastutas Moskva õhutõrje eest. Ilmselgelt sellest ei piisanud. Juba 2 päeva hiljem tuugisid veel Ukraina droonid Moskva õhuruumi. Nad leidsid sihtmärke, mis olid palju väärtuslikumad kui need, mis leiti 5. mail. See, kuidas Putin reageeris Ukraina drooniparvede rünnakutele, näitab, et tegemist on mehega, kes on viimse piiri peal. Ta näeb, et Ukraina tihendab oma droonirünnakuid. Moskva pole mitte ainult sihtmärkide nimekirjas, vaid on nüüd ka Ukraina uusima põlvkonna kaugmaa droonide ulatuses, nii et Kiiev saab korraldada korduvaid rünnakuid. Venemaa võidupüha plaanid on juba kildudeks ja nüüd, kui Venemaa on näidanud, et ta ei kavatse austada Ukraina vaherahu palvet, peavad Putin ja tema käsilased mõtlema, kas üldse on mõtet seda, mis nende paraadist veel alles on, korraldada. Ukraina teab, millist kahju ta Putini psüühikale põhjustab ja annab sellest Venemaa juhile hea meelega teada. Vaid päev enne Ukraina viimast rünnakut Moskva vastu tegi Ukraina selgeks, et ta lükkab täielikult tagasi kõik Moskva üleskutsed vaherahuks või relvarahuks võidupüha tähistamiseks. Anonüümne ametnik, kes rääkis Kiev Independentile, ütles, me lihtsalt ei näe mõtet selle paraadi pärast sellele järgneda, mis sisuliselt tähendab, et Ukraina annab Putinile teada, et ta ei kavatse tema trikkide õnge minna. Kas 9. mail võib Moskvat tabada järjekordne rünnak? Kui see nii on, siis tõenäoliselt Ukraina paraadi ennast ei ründa. Sellel pole mõtet, kuna sõjatehnikat seal välja ei panda. Aga on midagi poeetilist selles, kui Putin või mõni tema ihukaitsetest vaatab Moskvas toimuvat igavat paraadi, samal ajal kui Ukraina droonid kukuvad sõjaväerajatistele Moskva piirkonnas. Kogu selle kõige juures üritab Venemaa näidata oma jõudu, isegi kui Putini hirm ja paranoia on jõudnud tasemeni, mida me pole kunagi varem näinud. Pärast Ukraina rünnakut Moskvale on Venemaa saatnud Kiievis asuvatele välissaatkondadele hoiatuse, et nende töötajad peaksid nüüd evakueeruma. Miks? Moskva põhjendab seda sellega, et kui Ukraina ründab Venemaad võidupüha ajal, vastab Venemaa vältimatute vastulöögirünnakutega. See ei ole ka mingi lekkinud kiri. Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zakharova avaldas Telegramis video, et edastada see hoiatus kõnealustele saatkondadele. Selle sündmuste käigu absurdsus on tuntav.
Venemaa kaitseministeerium kasutas rakendust, mida Vladimir Putin aktiivselt keelata püüab, et edastada sõnum inimestele, kes pole sõjaga üldse seotud. Venemaa silmakirjalikkus on lausa ennekuulmatu. Aga mida muud oodata riigilt, mis püüab paaniliselt leida ükskõik millist vastust, et leida Ukraina viimaste päevade tegevusele ükskõik milline paaniline vastus, mis tõestas, et nende droonid suudaksid vajadusel hävitada Venemaa võidupüha paraadi, kui Kiiev seda sooviks. Jällegi, kõik keerleb hirmu ümber. Hirmu ümber, et võidupüha paraad võidakse segada. Hirm Ukraina droonide ees, mis võivad Moskvat rünnata. Hirm selle jõu ees, mille Vladimir Putin on vallandanud, alustades üht maailma kõige õnnetumat sissetungi. Aga tuleme nüüd tagasi Ukraina 7. mai rünnakute juurde ja räägime neist ülejäänud video jooksul. See rünnak näitab meile 3 asja, millest igaüks on Vladimir Putini ja tema kaaslaste jaoks eelmisest laastavam. Esiteks levivad Venemaa sõjalised läbikukkumised kaugele väljapoole Ukraina piire ja jõuavad otse pealinna. Pole võimalik teisiti kirjeldada seda, mida Venemaa on kavandanud oma võidupüha paraadiks. Mobiilset internetiteenust ei lülita välja riigid, mida ei piina hirm. Paraad, mis peaksid näitama sõjalist jõudu, ei vähendata peaaegu olematuks riigi poolt, kes usub, et ta on nii tugev, nagu ta väidab. Isegi kui Venemaa pole öelnud, et Ukraina on kõigi nende otsuste peamine põhjus ja Ukraina näitas meile 7. mail, miks see nii on, siis olukord Ukrainas ei võimalda korraldada võimsat paraadi. Sõdureid sureb või saab vigastada umbes 35 600, mis on umbes 30%. Venemaa kannatab varustuse puuduse all, eriti õhutõrje valdkonnas, millest räägime kohe varsti. Psühholoogiliselt on see, et Ukraina ründab Moskvat vaid 2 päeva enne võiduparaadi toimumist tõeline löök. Putinil on põhjust hirmul olla. Ta peab leppima tõsiasjaga, et Vene rahvas hakkab läbi nägema kõik tema väited, et ainult tema suudab neid kaitsta. Kuidas see üldse võimalik oleks? Narofominski suits näitab Vene rahvale, et Putin ei suuda isegi olulist sõjaväeobjekti kaitsta, rääkimata Moskva elanikest. Järgmisena Ukraina kaugmaadroonid. 7. mai rünnak Moskvale on lihtsalt viimane näide süvalöökide kampaaniast, mis on kujundanud Ukraina lähenemist Venemaaga toimetulekul 2026 aastal. Iga mööduva kuuga lendavad Ukraina droonid sügavamale ja neid tulistatakse Venemaa pihta rohkem kui eelmisel kuul. See, mis kunagi oli Venemaa ülekaaluala, on Ukraina täielikult pea peale pööranud. Nüüd on Ukraina jõudnud Venemaaga kaugmaadroonide intensiivsuses võrdsusele. Ukraina on ette läinud. Märtsis lasi Ukraina Venemaale üle 800 drooni rohkem kui Venemaa Ukrainasse. Täpsemalt oli Ukraina poolt 7347 drooni ja Venemaa poolt 6462 drooni. See on pööre, mida keegi ei osanud oodata ja see annab Putinile märku, et Ukraina drooni tootmine on nii palju kasvanud, et Ukraina saab nüüd endale lubada rünnata Moskvat koos teiste Venemaa piirkondadega. Plahvatusohtlikke sõnumeid saab saata taeva kaudu. Seda me nägime 7. mail kahju, mis tehti Venemaa ulatuslikule Narofominski rajatisele, ei ole piisav, et see rajatis sulgeda. See on liiga suur, et käputäis droone suudaks seda teha. Aga Ukraina sõnum on olulisem. Ta suudab oma droonidega tabada Moskvat ja Ukraina kaugrünnakustrateegia muutub siit edasi ainult intensiivsemaks. Ukraina väljaande New Voice of Ukraine andmetel oli ajavahemikus juuli 2025 kuni aprilli 2026 esimesteni päevadeni Krimmis 4 idapoolses oblastis, mida jälgitakse ja Venemaal endal kokku 1042 kinnitatud Ukraina rünnakut Vene sihtmärkide pihta. Nende rünnakute igakuine jaotus näitab, et alates 2025 aasta septembrist kuni 2026 aasta veebruarini oli neid umbes 100. Siis tuli märts. Ukraina tabas sel kuul 288 sihtmärki, mis on rohkem kui 2 korda rohkem kui eelmisel kuul. Ja aprilli esimese 10 päevaga oli Ukraina juba tabanud 99 sihtmärki. Kuu lõpuks oli Ukraina kahekordistanud keskmaa rünnakute arvu, mida ta aprillis läbi viis võrreldes märtsiga. Kui lisada veel kaugmaa rünnakud Venemaa territooriumile, siis saame kampaania, mis iga mööduva kuuga muutub üha intensiivsemaks. Jällegi, sõnum on selge. Parved on tulemas. Ukraina on selgelt loonud tootmisahela, mis võimaldab tal rünnata Venemaad millal iganes ta soovib. Ja see tähendab, et Moskva ei ole kunagi turvaline. Eriti mitte võidupühal, arvestades, et Ukraina ütleb, et ta ei kavatse järgida Putini meeleheitlikke üleskutseid relvarahule. Kolmandaks ja lõpuks on olemas suur põhjus, miks Venemaa presidendi need üleskutsed on nii meeleheitlikud. Venemaa õhutõrje on viidud murdumise piirini. Kui Ukraina 7. mai rünnak meile midagi näitab, siis seda, et Moskval ei ole piisavalt õhutõrjet, et end korralikult Ukraina rünnaku eest kaitsta. Mõelge numbrite peale. Jah, Ukraina lasi 7. mail välja ligi 350 drooni, kuid kui Moskva linnapead uskuda, siis ainult 11 neist sihtisid Venemaa pealinna ja ümbritsevaid piirkondi. Ja neist mõned jõudsid siiski selgelt läbi olulise logistikaobjektini. See on Venemaa täielik läbikukkumine ja see näitab, et Putini katsed kaitsta Venemaa kõige tähtsamat linna on kasutud.
nagu Forbes märgib, seisab Venemaa juba silmitsi õhutõrjerakettide nappusega, mis on nii Ukraina intensiivistunud kampaania kui ka Venemaa tootmisrajatiste vastu suunatud rünnakute tagajärg, mis on piiranud Venemaa võimet toota oma kaitseks vajalikke rakette. Forbes väidab, et see, mis Venemaal veel alles on, tõmmatakse tagasi Moskva kaitseks. United24 Media kinnitab seda väidet. 6. mail teatas see, et Venemaa on paigaldanud veel 40 õhutõrjesüsteemi rõngakujulise kaitsevööndina oma pealinna ümber. Need ei ole uued süsteemid. Väidetavalt on Venemaa toonud need teistest riigi piirkondadest, mis näitab, kuidas Putin püüab eelkõige Moskva kaitset tähtsustada. Igal juhul on see võit Ukrainale. 7. mai näitas, et need uued kaitsesüsteemid ei tööta nii hästi, nagu Putin sooviks. Ja isegi kui need töötaksid, on Putin nõrgendanud teisi Venemaa piirkondi, muutes need tulevaste rünnakute jaoks haavatavaks. Võib-olla näeme seda 9. mail, kui Ukraina otsustab rünnata. Moskva võib pääseda, kuid piirkonnad, mis just kaotasid oma õhukaitse, võivad sattuda rünnaku alla, kus droonid sihivad sõjalist ja naftataristut, mida need ümberpaigutatud kaitsesüsteemid oleksid pidanud kaitsma. Seda ei ütle ainult meie. 6. mail ütles Zelenski. Samal ajal märgime, et see avab täiendavaid võimalusi meie kaugmaa rakendustega sanktsioonide jaoks. Meie vastavad prioriteedid määratakse kindlaks. Venemaa võtab ühe käest, et teisele anda. Seda saab teha vaid teatud aja, enne kui ülejäänud Venemaa muutub selgeks sihtmärgiks, mida Ukraina saab hävitada. Mis puudutab Putinit, siis nüüd peab ta tegelema tõsiasjaga, et Ukraina viimane sõnum on jõudnud temani väga selgelt. Droonid võivad rünnata Moskvat. Nad võivad tabada peaaegu kõikjal Venemaal. Ukraina droonide tegevusraadius ületab nüüd 1000 miili ning need ulatavad enam kui 70% Venemaa elanikkonnani, teatas New Voice of Ukraine 5. mail. Nad teevadki just seda ning see, rohkem kui miski muu, on pannud Putini kartma Moskva saatuse pärast. Ukraina on katsetanud oma uue põlvkonna kaugmaadroonidega rünnakuid kaugemalgi kui ainult Venemaa pealinnas. Üle 1050 miili kaugusel, sügaval Venemaal, asub Vene õhujõudude kroonijuveel, hävitaja Su-57. Tegelikult oli neid 2, kuid mõlemad on nüüd Ukraina rünnakute tõttu tuhaks põlenud. Vaata meie videot, et rohkem teada saada. Kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida The Military Show'd, et näha rohkem kajastusi Ukraina sõja viimastest arengutest. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!